ja päeva üks nimi on siis kolletamispäeva kohvijoom. Kuna ettekandele tuleb üks ballaad, mis oli ettekandmisel ka kohvikute päeval, siis on tänane õhtu pühendatud ka neile, kes kohvikute päeval ise kohviku tegemisega ametis olid ja ei jõudnud Kuldkalakese ballaadi esmaesitusele. Täna on maailma teine ettekanne Kuldkalakese ballaadist. Kutsume ta sisse aplausiga. Selle ballaadiga või selle vene ballaadiga ja sellega mul oli üle trenn, ilmselge üle trenn. Aga nüüd juba läheb lihtsamaks. Ma ei tea, paljud seda eellugu teavad. Et Puškini muinasjutt Kalamägist ja kalakesest on Puškinil üks suur poeem või ballaad. Ja see, mis me teame, et Kuldkalake teevad 3 soovi, see on pärit anekdootidest. Puškinil oli 5 või 6 soovi koguni. Ja nüüd selle koha pealt, kus Puškini Kuldkalake on täitnud juba 3 soovi. Seda teate, et Kuldkalake täidab soovi, jah? Esimese asjana tahtis ta uut küna. See ahne naine. Vaat Kreutzwaldil, meie Kreutzwaldil on see vägev väht ja täitmata naine. Sama teemaline. See on igal rahval on see Kuldkala muinasjutt olemas. Teisena tahtis ta uut taret, selle ta ka sai. Siis ta tahtis saada, nagu Kalju Kangur on tõlkinud, auväärt aadlikuks. Tegelikult tahtis ta saada bojarinnaks. Ja siis 4. tahtis ta saada tsaarinnaks, mida jälle eesti keeles meie ei tea, tsaarinnad on Venemaal, meil on kuningannad. Ja siis 5. soov oli, kui ta tahtis saada kõigi maade ja merede valitsejaks. Ja 6. soov oli, et Kuldkala ise teda teeniks. Ja siis ta lõpetas seal samas Kuldkala vihastas, enam soove rohkem ei saanud täita. Läks koju, vaatas, moor istus oma endise onni ees, lõhkine küna jalgade ees ja kõik oli läinud tagasi, sest naine läks lihtsalt ahneks. Ja minu poeem nüüd hakkab, või ballaad hakkab selle koha pealt, kus on täitunud 4. soov ja on siis tsarinna. Ja siis kostabki taadike kuldne kala. Ära muretse, taat, mine koju, olgu, saagu su eidest tsarinna. Taat läheb tagasi eide juurde, mida ta näeb? Sealt tsaarilöss seisab. Suures saalis ta näeb oma eite, istub seal troonil ja ongi tsarinna. Ja minu Kuldkalakese versioon algab sealt, kus ma lähen Puškinist täitsa totaalselt lahku. Ja kuninganna on jäänud juba õudselt kauaks sinna trooni peale. Ja sellest värkist täitsa tüdini. Igatsen oma kuningriigile kergemeelset kuningat, sest raskemeelsust on mul endalgi küll. Igatsen pillajat kuningaks, sest kogumatagi koguneb liigset vara. Igatsen laulu, sest ise ei pea viisi. Igatsen nalja, sest naerda ei viitsi. Igatsen tantsu, ehk tantsiksin siiski. Narri pean kuningaks tõstma. Halvasti keskjättar tundsid sa oma narri. Narr käib nüüd ringi kuningarüüs ja kedagi enam ei narri. Narr on nüüd tõsiselt tähtsust täis. Tal esineb raskemeelsust. Narr naerda ei taha, vaid ringi käib ja uurib kõukonna meelsust. Laul, nali ja tants on keelu all nüüd kogu kuningriigis.
ja kuninglik paardi on põlu all nüüd kogu kuningriigis. ja vara ei põrmugi vähene. Tõus on nii kiire, et langus vist läheneb. Nüüd ma siis hommikul ärgates enam ei suitseta voodis. Nüüd ma siis hommikul ärgates enam ei kohvita voodis. Nüüd ma siis hommikul ärgates panen end ise riide, teenijaid pole ja nendega enam ma üldse ei riidle. Üldse elades kuningast narriga ole ma enam kui mina. Tunnen ta kõrval end narrina ja unistan lõhkisest künast. Kord nooruses, mäletan harduses, on mul üks seesuke olnud. Siis tulid need lossid ja jõukus ja muu, mis ahnusest ikka on tulnud. Ja siis, kui kõik oli olemas, tuli muremust valgus mu pääle ja siis oma pääsemislootused nagu narr panin narri pääle. Kuid narr oma südames kuningas oli nii nagu iga mees. Ta enese teostas ja nõnda vist oleks teinud küll iga mees. Ja minu võim kahanes väikeseks, mis enesest pole ju vähe. Ainult lõhkine küna mu noorusest mul kuidagi meelest ei lähe. Nüüd ma ootan siis haldjat või kedagi, kes oleks mu vastu hea. Sest minagi kunagi enese tagasi teostama pean. Hurraa! Käib riigis mäss ja möll. On rahvas tõusnud üles. See tubli rahvas. Millal küll ta mõistus ärkas üles? Hurraa! Näe, aidad põlevad, pea sütib laud, siis tall ja esimesed mässajad on juba lossi all. Hurraa! Näe, meie kuningal on seljas narrirüü, on parim hobu temal, talpa kedan püüd. Hurraa! Näe, otsast narrirüü läheb lendu õige pea. Kuid tappa narri kuningat ei olnudki nii hea. Hurraa, 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 hurraa. Loss põleb küünlana. Hurraa, 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 hurraa. Mis kuningast saab? Sel päeval, kui madin algas, ma ärkasin üksinda. Mu kuningas laskis jalga, panin suitsu põlema. Siis kõndisin lossi kööki, et keeta üks kange kohv. Mu jumal, kuis rahvas rääkis. Mu jumal, kui mõnus on oht. Siis läksin tagasi voodi. On üksindus vahel nii hea. Aknast nägin, kuis narri moodi üks kuningas kaotas pea. Kui loss juba altpoolt põles, aitasin mässajaid. Panin räästasse mõned õled, et saaks puhtaks see paik, kus minu nooruses oli lihtne onn ja küna seal ees. Kui loss oli üleni tuli, seisis üks mees minu ees. Ta võttis mu nii nagu olin öösärgis kätele ja ütles, et viima tuli mind veinik keldrisse. Seal kruusi veini me jõime ja jõime veel kruusi või kaks ja uksed kinni lõime, et meid ei segataks. Ja mees ütles, et on paha, et mu öösärgil nimi on peal, sest uksed murtakse maha ja siis lendab minugi pea. Ma võtsin siis öösärgi ära ja oli ka viimane aeg, sest kelder sai äkki täis kära ja kärast sai kord naer. Sest kes seda enne on näinud, et ajal, mil lahing keeb, üks mässujuht keldrisse läheb ja naistega naia teeb. Ja siis peeti kohe ka pulmad,
sai öösärgist pulmakleit ja Reini keldrist sai kirik ja minust sai täitsa väik. Ja mu ta ise ehitas onni sinna paika, kus oli alee. Ja me pulmakink, lõhkine küna, ilutseb läveegis. Ja mu taat püüdis pulmaööl kala, kuldkala lainetest. Ja mu taat oli küllalt kaval seda varjama minu eest. Ega targemat olnudki teha, sest hästi teab tõeline mees, et naine, kui võimalus anda, kohe vana vea uuesti teeb. Ega ma seda keppi küll kätte ei saa. See oli maailma teine ettekanne. Jah. Võt nii, päris hästi. Autori esitused. Üks lõike ikka vahele jälle. Sa pead kolmanda ka ikka tegema.